Tervist, minu nimi on Margus. Täna tutvustan teile siis Toyota Corolla mudelit siis lühidalt. Antud auto puhul on tegemist siis bensiinimootoriga auto, automaatkäigukastiga ja varustusastmeks on Active Plus. Esimese asjana siis uste lukustus või avamine. Antud autol on siis võtmete sisenemine. Võti võib olla käe pärast või taskus. Lähed ukse juurde, võtad käepidamas kinni, uksed lähevad lahti. Sulgemiseks siis paned ukse kinni ja paned näpu siia kahe joone peale, uksed lähevad kinni. Uksi saate veel avada, sulgeda puldist nuppudest, kinni lahti ja manuaalselt. Et puldi sees on võti ka olemas, et võti avaneb siit niimoodi ja manuaalselt saate siit kinni lahti keerata. Edasi vaataks pagasi ruumi. Pagasiruum avaneb manuaalselt siia nupule, keskel nupule vajutades ja manuaalselt tõstate üles. Pagasiruumi kate. Corolla puhul siis on vajutate peale, ta läheb ise jookseb ette ära ja tervenisti lahti saab siis siit neid osasid lükates välja tõsta. Siin on külje peal sahtlit, põhjal rehviparanduskomplekt ja lisaruumi, kus siis saab asju hoiustada. Universaali puhul on siis taga seljatugesid võimalik alla lasta nendest hoobadest, et siis plakivad kohe seljatoed tagaistmetele alla. Ja alati siis soovitan pagasiruumi katte tagasi panna, sest vastasel juhul, kui toimub avarii, ei liigu asjad siis ette kuklasse. Ja sulgemine siit. Tankimisava on alati Toyota puhul siis juhi pool, vasakul pool. Tankimisava asub juhil jalgade juures, vasakul all. Avate selle, avate luugi. Kütuseks siis bensiinimootoriga autol on 95 või 98, diislit siis mitte tankida ja korki hoiustada soovitame tankimise ajaks siia. Ja kui olete ära tankinud, keerate senikaua kui väike nõks ja lükkate kaane kinni. Kapott, nagu igal autol, avaneb siit jalgade juurest, tõmbad enda poole. Kapoti puhul siis märgis, Toyota märgis paremalt poolt paned käe siia alla, leiad üles kohe hooba, millest siis avada. Tikuga fikseerite ära ja loodetavasti ainuke koht, miks siin hakkate käima, on klaasipüsivedelik. Sinine kork, pilt on peal. Ülejäänud asjad siis vaadatakse hoolduse poolt üle, ise kontrollima otseselt midagi ei pea. Ja sulgemiseks kõik tagasi ja lasete kukkuda umbes nii kõrgelt. Ja ongi valmis. Ees on Toyota Corolla puhul Active Plusil udutuled, LED-tuled, lähikaugtuli, LED-tuli ja päevasõidutuled on LED-tuled. Ees märgi taga on siis radarid, 2 tükki ja esiklaasil on ülejäänud 3 radarit. Siis esiklaasil olevad radarid on raja jälgimine, kaugtulede vahetus ja märkide tuvastus. Ning edasi liigume juba salongi. Ukse pealt leiate siis elektrise akende valitsad, uksed manuaalselt kinni lahti ja akende blokeering. Ning peeglid siis saab reguleerida siit, valid kas parem või vasak ja sama kangi alt reguleerid üles, alla parem vasak, et oleks paigas. Iste on antud mudelil siis manuaalselt reguleeritav, edasi-tagasi siit eest kangist. Üles alla pumpad seda kangi kas ülesse või alla ja seljatugi on siis viimane kang, siis saad seljatuge reguleerida. Ning Toyota Corollade puhul uuel modelil on rooli reguleerimine toodud siia külje peale. Et saad üles alla, sisse välja liigutada. Edasi minnes siis nupud siit jala juurest, põlve juurest. Et alati, kui paned midagi rasket taha pagasiruumi või 3 suurt meest istuvad tagaistmel, siis reguleerige tulesid alla poole, et ei pimestaks vastutulijaid. Kaugtulede vahetuse nupp, ühesõnaga see nupp peab olema sisse vajutatud ja kang ette lükatud, et autoradar vahetaks teie eest ise siis kaugtulesid peale maha. Roolisoojendus, koeme pühkijate soojendusriba, et koeme siis kiiremini lahti suleks, kui on aken ees. Ja tulede kangi puhul siis siit soovitakse jätta alati auto peale, sest ta ise siis reguleerib kas päeval päevasõiduli või siis kui läheb pimedaks, siis lähituli. Ning udutule valits on siis samas kohast, keerates saad valida siis kas esimesed, tagumised või täitsa maha ja suunatuli selle sama kangi alt. Rooli pealt valikud. Vasakul pool on üles, alla, parem, vasak ja oknupp.
Nende valitsejatega saate valida siis kellade vahelt olevalt ekraanilt valikuid. Esimene pilt, mis te näete, on siis keskmine kütuse kulu peale viimast nullimist. Nullida saab alati siis OK-nupu peal hoides ja palju saab sõita antud kütusega, mis on paagis. Sealt edasi paremale liikudes on raja jälgimise valik ja kuhu suunas sõidad. Põhimõtteliselt navigatsiooniseade on sellel autol olemas, et siis saab seda valikut ka valida. Veel edasi minnes on raadiokanalid. Siit parem-vasak valik on siit paremalt poolt roolist. Veel paremale liikudes läbitud distants palju võttis aega ja radarite seaded. Esimene on siis raja jälgimine. Valikute avamiseks siis peab hoidma OK-nupu all, et siis avaneks. Raja jälgimise puhul siis soovitame alati kõik sees hoida ja alati maksimaalse peal jälgimine. Et kui häirib, paremal pool roolil oli siis nupp välja lülitamiseks. Järgmine on kokkupõrkeennetus. Jällegi hoidke OK-nupu peal, et ta avaneks ja sealt siis tundlikkus pange paika, soovituslikult siis maksimaalse peale. Soovitame alati sees hoida maksimaalse jälgimise peal sellepärast, et see radar võib reaalselt teie elu päästa, et ta pidurdab siis viimasel hetkel, kui teie ei pidurda. Järgmine valik on märkide tuvastuse nende kuvamine siia ekraanile. Jahlas kuvab, alati järgi usaldage, sellepärast, et ta ei tunne ära märki, mis on oksa taga või lumine ja kindlasti ei tunne ära märki, mis on siis linnamärk, et võite sõita vale kiirusega linna sisse. Järgmine radari valik on siis adaptiivse püsikiirushoidja jaoks. Soovitan selle välja jätta, sellepärast, et vastasel juhul ta hakkab vastavalt märgile siis kas kiirendama või aeglustama. Loomulikult, kui see siit pluss-miinus püsikiirushoidja valiku pealt proovid. Edasi minnes vehicle settings. Siit alt siis stop and start, kas ta on pikendatud või standard. Ise valite, kas soovite kasutada või mitte. Rehvirõhkude siis nullimine. Rataste komplekti vahetuse teine komplekt siis valik ja oil maintenance. See siis põhimõtteliselt on hoolduse jaoks tarvis, seda siis ise ei pea vajutama. Ja viimased settingud on, kus saad valida siis keelt ja meter type, 2 valikut, analoog, digital, et siit valige siis endale sobiv vaade. Ja olemegi siit tiiru peale teinud. Vasakpool roolist on veel siis telefoni vastuvõtt, pluss-miinus raadio vaiksemaks kõvemaks ja hääl valimine. Hääl valimine töötab siis inglise keeles, et võib katsetada. Parempool roolist on see ümmargune nupp, siis parempoolne valits on siis püsikiirushoidja, vasakpoolne on kiiruse piiraja. Vajutate vasak või paremal pool selle nupule, 90% inimesi kasutab ka ainult kiirushoidjat ja juhul, kui soovite sama kiirust, millega just sõidate hoidma jätta, siis vajutate lihtsalt set. Kui juba hoiab, pluss-miinus üles-alla saad reguleerida, cancel või vajutud pidurit läheb maha ja juhul, kui soovid nüüd eelmist kiirust, mis sul hoidis tagasi, vajutad lihtsalt reset ja taastab selle kiiruse, mis sul oli eelnevalt siis valitud. Ülemise nupuga siit vasakult poolt paremal pool roolil siis saad valida distantsi, mis teie oleva autoga hakkab hoidma. Raja jälgimine on-off, mode, erinevad valikud raadio pealt, ühesõnaga AM, FM, DAV ja nii edasi ja kanalite valik. Ülespoole liikudes, kas salongituled süttivad kui uksed on lahti, jah, mina soovitan seda kasutada, pimedal ajal näeb siis ka, kuhu istud, eks ju. Ja oluline nupp, SOS nupp, selle katte all siis seda nuppu siis soovitame vajutada ainult siis, kui olete sattunud avariisse, olete autosse kinni jäänud, aga turvapadi ei avanenud. Vajutades seda nuppu läheb signaal häirekeskusesse, teie poole võib hakata liikuma auto ja teiega võidakse läbi kõlarite ühendust võtta. Seda nuppu sa ei pea vajutama sel juhul, kui on toimunud avarii ja turvapadi on avanenud. Siis läheb automaatselt signaal teele. Aga niisama mitte vajutada. Peegel saab sättida manuaalselt paika. See roheline tuluke, mis siin all põleb, on siis kas ta on ise tumenev või mitte. Soovitan kasutada pimedal ajal. Radarid, kokkupõrkennetus, raja jälgimine ja kaugtulede vahetus ning vihmasensor. Vihmasensor alati rakendub siis, kui sa seda koemekangil lükad ühe nõksu alla poole, hakkab tööle, kui vihm hakkab sadama, hakkab automaatselt tööle ning intervalli, kui tihti ta siis pühib, saab reguleerida siit keerates nuppu. Ja mida allapoole, seda kiiremini ja soovituslikult nullasendis soovitame hoida siis talvel, et ei hakkaks pühkima, kui aken on jääs. Enda poole tõmmates pritsid esiklaasile, tagaklaasile keerad siit, et koemast tööle hakkab ja lükkad endast eemale. Raadioekraan,
soovitame kasutada alati home vaadet, siin on siis raadiovalikud, keskmine kütuse kulu, palju saab sõita ning antud auto puhul siis navigatsiooni pilt. Menu nupu all on kõik siis valikud, mis siin on eraldi nuppudega valikus. Map, navigatsiooniseade, saab panna siis uue aadressi, otsingut ja suunab teid siis õigele aadressile. Audio, sources, ühesõnaga sama valik, mis oli rooli pealt mode, ühesõnaga AM, FM ja nii edasi valikud. Favorites, lemmikraadiot siis saate 6 tükki salvestada favorites, lemmikute alla. Otsinguid soovitan teostada siis listi alt, et listi alla kuvatakse kõik raadiot, mis antud asukohast siis leitakse. Ja siit siis saab otsida ja juhul kui leiate sobiva raadio, panete mängima, lähete tagasi oma lemmikute alla ja juhul kui seda raadiot ei ole, siis hoiate seal peal, kui seda soovite salvestada. Heli, sound. Ülemine valik on siis, kas on bassi või kuidas heli oleks. Teine valik on siis, kas eesmised tagumised kõlarid on täitsa keskel heli, et oleks parem kuuldavus. Ja viimane valik on siis, kas vastavalt sõiduki kiirusele ka valjeneb auto raadio heli. Soovituslikult soovitan kasutada MID. Menu tagasi. Telefoni ühendamiseks siis võtke lahti telefonil seadet, Bluetooth ja siit siis saate valida telefon, phone ja panete otsima yes. Ja juhul kui telefon ise leiab Toyota Touch nimelise seadme, saate sealt valida, aga enamasti raadio pakub teie telefoni valiku juba ise. Ja vajutate peale, ootate, kui küsib kõik küsimused ära ja siis on telefon ühendatud. Äpid siis töötavad ainult siis, kui sa oled telefoni järgi pannud. USB ots telefoni ühendamiseks on siin all. Info all on siis minutilised tulbad keskmise kulu jaoks. History all on tulbad, mingid distantsi peale keskmine kulu. Soovitan aeg-ajalt ka nullida, clear, et oleks täpsem info. Ning setup, seaded, raadio puhul siis general, üldseaded, kell, keel, piipheli, kas jah või mitte. Bluetoothi all näete ära siis ühendatud telefone lisada uut ja kustutada. Ja ülejäänud asjad peaks olema enam-vähem paigas, siin oluliselt midagi tegema otseselt ei pea ja soovitan kasutada home vaadet. Sellest nupust siis on-off raadio ja volüüm samamoodi, aga rooli peal on juba kõik olemas. Ohutuled. Temperatuuri reguleeritakse siit keeratavast nupust. Soovitame kasutada autofunktsiooni, siis ise reguleerib, kuhu palju on vaja, et temperatuuri täitamist olete valinud. Off, ühesõnaga välja ma ei soovita kunagi lülitada, las pigem autol õhk liigub autos, see teeb head. Front nupp suunab kõik õhu esiklaasile, kui esiklaas on udune jääs, et saaks kiiremini puhtaks, kui on puhas, lülitad maha. Rear, selle nupu alt siis aktiveeruvad siis tagaklaasi ja küljepeeglite soojendus. Ta lülitab küll ise mingi aja tagant maha, aga kui tundub, et on puhas, siis võib ka ise lülitada. Fast Eco normal. Siit valite endale sobivalt, kuidas siis kliimaseade töötab. Soovituslikult suvel siis kasutada Ecot ja talvel siis normali. Fast, seal ventilaator kogu aeg töötab. Manuaalselt siis kiirust ja kuhu puhub valima ei pea, kui kasutate autofunktsiooni. Siin on valik, kas siis tahaosale ka tuleb õhuavast õhku, pigem las tuleb, et jätke siit tuluke maha ja konditsioneeraat see võiks hoida sees aastaringselt suvelda, jahutab talvel, viib välja niiskusemist ja siis jalgadega autosse toote ja kuivatab salongi. Ning kõrvalistuja saab siit oma temperatuuri valida, kui tema läheb ära, vajutad duali maha ja taastab selle, mis oli teelevad valinud. Siin on laegas, siia saad siis telefoni või väiksemad asju panna. Istmesoojendus aeglaselt ja kiire soojenemine valik, kõrvalistujal täpselt sama. Automaat käigukast, park on park, R on tagurpidi käik ja N on neutral ja drive edaspidi sõit. Drive'i pealt vasakule tõmmates manual on siis ühesõnaga üles-alla manuaalselt saad käiku vahetada, kui on soovi. Käiguga on ees drive mode, üles-alla valik, siia ekraanil tuleb need siis nimed, mis sa valida saad, Eco Normal Sport, ühesõnaga siit saab valida neid ja stop and start off, ühesõnaga juhul, kui te ei soovi, et Fordidega automootor välja sureks. Seistes siis. Käsipidur elektriline on siin. Otseselt seda kasutama nuppu ei pea, sest ta läheb ise niikuinii maha, kui valid drive. Alati läheb ise peale, kui sa oled valinud park. Ning hold nupp. Seda nuppu kasutan mina linnas. Ühesõnaga, kui alustan sõitu, võetan selle nupu alla. Samasugune märge tuleb
antud kellade ekraanile ja juhul, kui jään foori taga seisma, vajutan korraks tugevamini pidurit, sütib sinna kõrvale siis kollane hold kiri. See nüüd tähendab seda, et auto jääb ise pidurit peal, võib piduri lahti lasta ja juhul, kui soovite liikuma hakata, vajutate lihtsalt gaasipedaali. Ja alustab liikumist. Topsihoidjad, käetugi edasi-tagasi ja siia saab siis väiksemad asju panna. Selline oli siis meie lühitutvustus Toyota Corollale. Juhul, kui tekib lisaküsimusi, siis võib julgelt pöörduda oma müügikonsultandi poole.